Tere, Kaisa! Sa näed väga väsinud välja. Tervist! Ega ma olengi veits väsinud, aga mul on selleks lahendus. Esiteks, kui te olete väga väsinud, siis alustage sellest, et tarbige võimalikult palju vett. Sest et vesi on elu alus ja ilma veeta ei ole ka ilusat nägu. Ja ilma hea iseloomuta hea nägu ei aita, nii et võite ka iseloomu. Ja te kindlasti küsite, aga kui ma ei taha vett tarbida, siis kuidas ma veel energiat saaksin? Õues jalutamine. Näitame teile välja. Näitame sellise nagu, kuidas ma ütlen, proovika, et kuidas mina siis energiat saan. Palun soojalt riida, sellepärast, et õues on päris külmad ilmad. Tegelikult täna paistab päris päike, ei ole nii hull midagi. Meil on ikkagi külmad ilmad. Ja naudid päikest ja kõnnid lihtsalt. Imeline. Ja nüüd te kindlasti küsite, et mulle meeldi vett juua, mulle meeldi jalutada. Kuidas ma siis energiat saaksin? Mul on ka sellele teile vastus olemas. Tulge minuga. Ma hetkel räägingi nagu füüsilistest tegevustest, mis annavad vaimselt väga palju juurde. Mul oli üks kohustus täna ja ma lähen täidan selle ära ja ma juba saan energiat juurde. Et juba oleks üks samm tehtud selleni, et saaksin rohkem energiat. Aga te kindlasti küsite, et kui me viitsi isegi neid asju teha, kuidas ma siis energiat saaksin? Mul on ka sellele vastus teil olemas. Mida ma täna ei ole teinud ja mida ma võib-olla ka täna ei tee, sest mu kodukontor on tee ennast korda. Sellepärast, et enda korda tegemine annab sulle väga palju energiat, sa tunned ennast palju paremini, võib-olla isegi tahab mingi paar selfit teha, see näeb okei, juba tunned ennast hästi ja see ongi juba vaimselt tõstetud motivatsiooni leidmine. Nii, aga lähme ta. Kindlasti te juba teate, mida ma ütlen. Nüüd isegi viitsi seda teha, mis siis saab. Mul on teile sellele vastus olemas. Lahendage ristsõnu. Ristsõnad boostivad enda vaimset meelerahu. Ja see on ka väga lahe, sellepärast, et need on nii lihtsad asjad, millega tegeleda ja need on suhteliselt odavad ka, kui näiteks lasete vanemal või enne alustada. Aga kui sa enne ütlesid, et õues on väga külmad ilmad, siis äkki midagi, mis toas aitaks natukene energiat tõsta? Toas energiat? Teate, mul on sellele väga hea lahendus. Pane käima enda lemmikmuusika ja tantsi selle järgi. Eesti muusikat. Vahepeal leedute seal Boniemi, vahepeal leedute Freddie Mercury, aga silt jääb. Ja kindlasti tekib jälle järjekordselt neid küsimusi, et aga ei ole piisav, tahan veel energiat. Muidugi, mul on ka lahendust olemas. Minge duši alla, isegi siis, kui otseselt ei ole vaja minna. Külm duš, väga südasuvel on ideaalne. Kuum duš, keset talve on veel parem. Sealt edasi minnes. Ma olen seda ise tegelikult harrastanud. Aga ma ei ole seda nüüd lähiajal teinud. Ehk siis ma panen siia klippi, mida meie TNTK meeskonna direktor harrastab. Selleks on taliujumine. Siis ise paar korda, mõned korrad, paarkümmend korda võib-olla. Siis tõesti on päris ergutav. Ja lähme edasi järgmiste tegevuste juurde. Need ma võtsin täiesti elust enesest, mida ma ise olen katsetanud ja ise siiamaani teen. Mingi uue asja proovimine. Olen aastat, et minu vaimset rahulolu ja motiveeritust ja energiataset tõstab uute söökide tegemine. Oh my God. Tegin selle ära ja juba mõtlesin, lähe asi, energiat rohkem. Liigume edasi. See on siis praegu mul soiku läinud nagu näha, aga trenni tegemine,
tegelikult tõstab väga palju sinu energiataset ja motiveeritust ja sa tunned ennast palju paremini. Ma ei ole seda küll teinud nüüd viimasel ajal, aga olen teinud seda eelmisel aastal väga stabiilselt ja eelmine aasta mul oligi energiatasega palju suurem kui praegu. Nii et alla kommentaaridesse panna, mis on sinu jaoks kõige efektiivsem olnud ja millist sa kindlasti tahaksid proovida. Ja ära unusta subscribe ida ja like ida nagu ikka ja kohtume juba varsti väli Nordekas. Tšaki!